Kui arvad, et mul pole sulle siin ruumi, siis istu lihtsalt, George. Ütle mulle, kui vaja. Mine. Tahan selle lõpetada. Ma tahan selle lõpetada. Oota korraks. Iraan ei ohusta enam vaid Pärsia lahe riike, vaid nüüd ka Hiinat, Jaapanit ja Suurbritanniat. Mõtle sellele. Hiina ostab umbes 90% Iraani naftast ja nad on andnud neile ka laevavastaseid rakette. Aga hoolimata sellest ei paista Iraan eriti rahul olevat. Vaata ise. See on avaldus, mille Iraani spiiker just välja andis. See mees sai Iraani tsiviiljuhiks pärast Ali Larazani mõrvamist. Eile ütles ta, et lisaks sõjaväebaasidele on ka USA sõjalist eelarvet rahastavad finantsasutused õigustatud sihtmärgid. USA riigivõlakirjad on läbi imbunud iraanlaste verest. Kui te neid ostate, riskite rünnakuga peakontorile ja varadele. Jälgime teie portfelli. See on viimane hoiatus. Ma pole kindel, kas ta tegelikult portfelle jälgis, sest ei paista, et ta nimekirja kontrollis. Siin on 3 suurimat USA riigivõlakirjade välisomanikku. Esimene on Jaapan, teine Hiina ja 3. Ühendkuningriik. Nüüd on Jaapan ja Ühendkuningriik hukka mõistnud Iraani rünnakud Pärsia lahe riikide vastu. Nad pole sõjas osalenud, ainult hukka mõistnud. Hiina on seotud, kuid pigem Iraani poolel. Nad on ostnud Iraani naftat ja müünud Iraanile õhutõrjesüsteeme ning laevavastaseid rakette. Olen kindel, et Peking on selle ähvarduse üle üllatunud. Olge ausad, ma ei väida, et Iraan kavatseb Hiinat või Jaapanit rünnata. Kuigi Hiinal on majanduslikud ja sõjalised probleemid, on ta siiski Iraanist sõjaliselt tugevam. Aga sellised avaldused näitavad meile, et Iraan ei ole oma kättemaksuplaani üldse läbi mõelnud. On räägitud, et USA polnud valmis näiteks Iraani rünnakuteks Pärsia lahe liitlaste vastu. Kuid vähem märgitakse, et Iraanil pole tegelikult kättemaksuplaani. On riike, keda ähvardatakse ja kellel pole sõjaga pistmist. Nende relvarahu nõudmised, nagu USA lahkumine või baaside tühjendamine Lähis-Idas, on midagi, millega USA ja Pärsia lahe riigid ei nõustu. Sellel on lihtne põhjus. Need baasid on loodud Araabia riikide kaitseks Iraani vastu ja riigid teavad seda. Kohe pärast seda, kui president Trump nõudis Iraanilt Hormuzi väina avamist või ähvardas rünnata Iraani elektrijaamu, teatas Iraan oma kättemaksu sihtmärgist. Iraan teatas, et USA rünnaku korral Iraani elektrijaamadele hävitab ta Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi, Jordaania, Bahreini ja Katari magestus- ja veetöötlusjaamad. USA rünnak Iraani elektrijaamadele poleks mõistlik, sest see kahjustaks tsiviilelanikke rohkem kui režiimi, kuigi režiim võib neist kasu saada. Iraani tegevus ei ole samuti mõistlik. Oletame, et USA ründab Iraani elektrijaamu. Kuidas on õiglane, et Iraan ründab tsiviilobjekte 3. riigis? Laheriigid olid selle sõja vastu, kui see algas. Nad ei andnud Ühendriikidele luba kasutada oma õhuruumi ega baase. Ometi ei sihi Iraan neis riikides ainult sõjalisi sihtmärke. Nüüd ähvardab Iraan rünnata ka tsiviiltaristut. Olen seda terrorismiks nimetanud sellest ajast peale, kui Iraani vasturünnakud algasid. Meedia ei kasuta seda sõna veel, aga tead, kes kasutab? Pärsia lahe riikide välisministrid. Siin on, mida Araabia Ühendemiraatide presidendi nõunik ütles. Teie peate terroristidega läbirääkimisi, meie ei pea. Araabia Ühendemiraadid ei pea terroristidega läbirääkimisi, keelustame ja kõrvaldame nad. Washingtonile, Araabia Ühendemiraatidele, NATOle, Iisraelile. Tehke, mis vaja. Islamistlik režiim Iraanis ja selle terrorivõrgustikud peavad kaduma. Tugev avaldus, kuid see tuleb presidendi nõunikult, mitte võimulolijalt. Aga tead mis? Dubai välisminister ütles, me ei lase terroristidele end šantažeerida. Selge seisukoht Araabia Ühendemiraatide suhtumisest Iraani. Nüüd tulevad sarnased avaldused lisaks Araabia Ühendemiraatidele ka Saudi Araabiast. Nende välisminister ütles, et Iraan väidab end islami maailma eest seisvat, kuid ründab samal ajal teiste riikide islamiusuliste infrastruktuuri. Enne kui selle klipi juurde läheme, tuletan kiiresti meelde, et vajutage allolevale meeldib ja telli nupule. See aitab meid tõesti algoritmis. Nüüd kuulame seda klippi. Mida tähendab, kui ütled, et oled võitlemas islamimaailma huvide eest, samal ajal seda rünnates?
Eesmärgiks pole vaid üks riik. Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Araabia Ühendemiraadid, Oman, Liibanon, Jordaania, Aserbaidžaan ja Türgi on kõik moslemiriigid, mida on rünnatud. Isegi enne seda sõda, mida Iraan tegelikult islamimaailma jaoks tegi. Houthi relvarühmituse toetus Jeemenis. Rahva mobilisatsioonijõudude toetamine Iraagis, kes täna ründavad mitte ainult naaberriike, vaid ka Iraaki ennast, korraldades rünnakuid riigi sees. Hezbollah ja Liibanon, kes ei piirdunud ainult poliitiliste otsuste mõjutamisega seal, vaid tegutsesid ka operatiivse käena kogu piirkonda destabiliseerivates tegevustes, sealhulgas Saudi Araabias. Hea näide on Iraani ja Hezbollah roll Süürias. Kus on toetus islamimaailma eesmärkidele, kui toetatakse endise Süüria režiimi kuritegusid? Kus on see toetus Liibanoni poliitikute mõrvamises? Kus on toetus, mis on lasknud Iraagi relvarühmitustel võtta poliitilised otsused üle ja arengut pidurdada? Kus on toetus islami eesmärkidele? Mina ei näe seda. Kahjuks kasutatakse neid loosungeid kattevarjuna. Tegelikult teenivad need vahendid eelkõige Iraani huvide kaitsmist, mitte neid ideaale, mida nad väidavad kaitsvat. Sa vajad mind, kes pole? Pärast seda avaldust teatas Saudi Araabia USAle, et kui Iraan ründab nende elektri- või veepuhastusjaamu, osaleb Saudi Araabia rünnakutes Iraani vastu. See oli oluline, sest Saudi Araabiat peetakse Araabia maailma liidriks. Kui Saudi Araabia sekkub, järgivad ka teised riigid. Tundub, et see otsus mõjutas rohkem, kui algul arvati. Eile teatati, et Iraan otsustas piirata rünnakuid Saudi Araabia vastu, kartes Saudi Araabia otsest sõjalist vastust. See on midagi, mida Iraan ei saa endale lubada, eriti arvestades, et nad kaotavad peaaegu iga nädal ühe juhi. Sellele suunamegi täna hommikul oma tähelepanu. President Trump andis Iraanile 48-tunnise ultimaatumi, mis pidi aeguma täna esmaspäeva öösel. Täna hommikul tegi president Trump avalduse, mis muutis ajakava. Mul on hea meel teatada, et USA ja Iraan on viimase 2 päeva jooksul pidanud väga häid ja tulemuslikke vestlusi meie vaenutegevuse lõpliku lahendamise teemal Lähis-Idas. Nende põhjalike ja konstruktiivsete vestluste meeleolu ja tooni põhjal olen käskinud sõjaministeeriumil 5 päevaks edasi lükata kõik rünnakud Iraani elektrijaamade ja energiarajatiste vastu, sõltuvalt käimasolevate läbirääkimiste edust. See oli üllatav ja mõjuka tagajärjega avaldus, mistõttu paljud suhtusid sellesse skeptiliselt. Vaadake selle avalduse ajastust. See tuli täna hommikul umbes kell 6 idaaja järgi, vahetult enne turgude avanemist. Avaldus on väga konkreetne. Ainult energiarajatiste rünnakud on peatatud. Mitte päris kõik rünnakud. Ja tegelikult energiarünnakud ei toimunudki. Need pidid algama täna öösel, kui Iraan väina ei avaks. Ja nüüd on need peatatud 5 päevaks. Täpne ajakava. Turud jäävad avatuks kuni nädalavahetuseks sulgemiseni. Kohe selgitame, mida see kõik tähendab. Kohe pärast avaldust pidas Trump täna hommikul improviseeritud pressikonverentsi ja jagas palju huvitavaid üksikasju. Esimene küsimus on, kuidas Iraani elektrijaamade ründamine erineb Vene sõjakuritegudest, mida Putin Ukrainas toime paneb? Kuulake vastust. Kuidas see erineb Venemaa Ukraina elektrivarustuse ründamisest? Ma arvan, et see on väga erinev. Ja kui vaadata tuumarelvi, mida nad tahtsid omada, siis on palju asju erinevad. Ma ei ole ka Venemaa tegevuse pooldaja, lihtsalt, et te aru saaksite. Olgu. Aga see on väga erinev. Te räägite riigist, mis on olnud kuri 47 aastat. Nad on olnud kohutavad. Surm üle kogu maailma, mitte ainult meie jaoks. Vaata, kuidas nad ründasid ootamatult ümbritsevaid riike. See ei pidanud nii minema. Keegi isegi ei mõelnud sellele. Aga nad tahtsid võtta Lähis-Ida üle kontrolli. Ja nad tahtsid Iisraeli jäädavalt hävitada. Ja kui neid oleks olnud tuumarelv, oleksid nad suutnud seda teha. Kas president suhtleb Iraaniga? Pärast Trumpi avaldust eitas Iraani välisministeerium, et toimuksid läbirääkimised.
president Trumpilt küsiti seda, kuulake tema vastust. härra president, Iraani välisministeerium ütleb, et te ei räägi tõtt, kui räägite maailma produktiivsetest vestlustest. Neil vajab paremaid suhtekorraldajaid. Meil on olnud väga tõsised kõnelused. Näeme, kuhu need viivad. Meil on mitmeid olulisi kokkuleppepunkte. Ma ütleksin, et peaaegu kõik punktid on kokku lepitud. Võib-olla pole seda edasi antud, sest suhkrus on, nagu teate, täielikult katki. Nad ei saa omavahel rääkida. Meil olid väga tõsised kõnelused, mida pidasid härra Witkov ja härra Kushner. Need läksid suurepäraselt. Ma arvan, et kui nad selle ellu viivad, lõpetab see selle probleemi ja konflikti väga põhjalikult. Me hindame oma Lähis-Ida partnereid väga ja meil on nendega olnud suurepärased suhted, nagu teate. Paljud neist said üllatuslikult pihta ja mind üllatas seda näha, nagu ka kõiki teisi. Aga meil on nad aruteludes väga meeles. Arutelud toimusid eile ja kestsid õhtuni. Nad tahavad väga kokkulepet saavutada, meie tahaksime samuti kokkulepet saavutada. Ja siis küsiti temalt otse, kes on see inimene, kellega Ameerika Ühendriigid tegelikult räägivad? Mis on tema nimi? Kas tal on üldse mingit tegelikku võimu? Kuulake vastust. Kuigi ta nime ei avalda, annab see meile siiski mõningaid üksikasju. Kellega Steve Witkov räägib, härra president? Tepisik, ära unusta. Me oleme juhtkonna kõrvaldanud, esimene faas, teine faas ja suuresti ka kolmas faas. Aga me tegeleme mehega, keda ma usun olevat kõige austatuma ja liidri. Tead, see on natuke raske, nad on kõrvaldatud, nad oleme kõik kõrvaldanud. Ei, mitte ülemjuht. Me ei tea palju, keegi pole kuulnud teisest ülemjuhist. Hoeg. Kigi Pole pojalt midagi kuulnud. Mõnikord näeme avaldusi, kuid ei tea, kas ta elab. Aga need inimesed, kes tunduvad seda juhtivat ja see paistab olevat fakt, sest asjad, mida nad on öelnud, on tõeks saanud. härra president, jälle. Ma ei taha, et teda tapetaks. Olgu, ma ei taha, et teda tapetaks. Härra president, te võite sellele osutada. Keegi ei taha seda olla. Keegi ei taha praegu seda tööd. Keegi ei soovi eriti selle riigijuhiks saada, kuid ehk suudame selle probleemi lahendada, härra. Pärast pressikonverentsi teatas Axios Iisraeli allikale viidates, et USA eriesindaja Steve Witkov ja Jared Kushner peavad läbirääkimisi Iraani parlamendi spiikri Khalif Bafiga. See on sama mees, kes video alguses riigikassa võlakirjadega ähvardas. Raporti järgi vahendasid Türgi, Egiptus ja Pakistan nädalavahetusel sõnumeid USA ja Iraani vahel. Kõigi kolme riigi kõrged ametnikud pidasid Witkovi ja Iraani välisministri Argachiga eraldi läbirääkimisi. USA allikas ütles, et vahendus jätkub ja edeneb. Arutelu käib sõja lõpetamise ja lahendamata küsimuste lahendamise üle. Nüüd läheb asi huvitavaks, sest kohe pärast kõigi nende teadete avalikustamist tuli Iraani parlamendi spiikri ametlik konto välja eitusega, et tegelikult ei toimu üldse mingeid läbirääkimisi. Aga kohe pärast seda teatas üks Iraani väljaanne, millel on tihedad sidemed Iraani juhtkonnaga, et läbirääkimised siiski toimuvad. Nad teatasid, et USA pakkus vahendajate kaudu kõnelusi asepresident J.D. Vance'i ja Iraani spiikri Khalif Bafi vahel. Iraan pole veel vastanud, mis tähendab, et nad pole tegelikult ära öelnud. Mõtleme, miks nende kõneluste ümber valitseb segadus ja miks kuuleme mõlemalt poolt vastuolulisi teateid. Vaatame stiimuleid. Kui läbirääkimised toimuvad, mis on suur küsimärk, soovivad Ameerika Ühendriigid, et need oleksid avalikud ja avalikkus oleks teadlik. Kui avalikkus läbirääkimistest kuuleb, langevad naftahinnad. See annab USA-le rohkem võimu järeleandmisi nõuda, kuid Iraan soovib vastupidist. Kui läbirääkimised toimuvad, tahab Iraan seda võimalikult kaua saladuses hoida, sest see hoiab hinnad kõrgel. Naftahinnad. Ja kõrged naftahinnad annavad Iraanile rohkem mõjujõudu, et enda kasuks rohkem järeleandmisi välja kaubelda. Nii et ainuüksi see, et üks pool ütleb, et nad ei pea läbirääkimisi, ei tähenda, et see on tõsi. Ja ainuüksi see, et teine pool ütleb, et nad peavad läbirääkimisi, ei tähenda, et see ka tõsi on. Mõlemal poolel on motivatsioon valetada.